No tere! Tere, mina olen Leenu ja mina tean, mida soolevähk sööb. Mis ta sööb? Kõike. Sa oled geenitehnoloog. Mis su ema arvab, et sa teed? Mu ema ilmselt arvab, et ma ravin vähki. Kas tal on õigus? Pigem mitte. Kuidas sa oma vaba aega veedad? Väga igavaid asju. Ma teen palju trenni, jooksen, sõidan rattaga ja loen päris palju raamatuid. Mis sa viimati lugesid? Ma lugesin ühte õuduste žanri raamatut, mis algas tõesti õudselt, aga lõppes üsna igavalt. Keda sotsiaalmeedias jälgima peaks? Minu jaoks on sotsiaalmeedia meelelahutuskanal. Nii et mina jälgin kõiki, kes toodavad rumalat sisu. Kelleks väike Leenu saada tahtis? Ta tahtis kõigepealt saada juuksuriks, siis ta sai aru, et ta ei oska soenguid teha. Siis ta tahtis saada juristiks, aga sai aru, et talle ei meeldi humanitaarained. Ja lõpuks tahtis ta saada keemikuks. Miks sa ülikoolis geenitehnoloogia valisid? Sest mulle meeldis keemia, mulle meeldis eksperimenteerimine, aga mulle meeldis ka bioloogia. Ja see oli selline kuldne kesktee. Mis variante sul veel oli? Ma tahtsin minna ka arstiteaduskonda, aga ma arvasin, et ma olen selle jaoks liiga rumal. Miks magistrisse edasi õppima läksid? Sest et ainult bakakraadi jaoks olin ma jälle liiga tark. Millele sa doktoriõppes keskendusid? Ma uurisin, kuidas soolevähirakud saavad energiat, et siis edukalt kehas kasvada ja jaguneda. Sa tegid kogu oma haridustee Eestis. Miks sa välismaale ei läinud? Ma tahtsin minna doktorantuuri välismaale, aga kuna oli COVID ja terve maailm oli pausil, siis oli lihtsalt mugavam koju jääda. Kas sul on lemmik teadusmeem? Jaa, mulle väga meeldib üks meem, mis kirjeldab seda, kuidas bakas tahab tudeng vähki ravida, aga doktorantuuri lõpuks tahaks lihtsalt oma kohviku avada. Sa liikusid teadusmaailmast ettevõttesse Swix. Mis sa seal teed? Ma olen selline asi nagu meditsiiniala nõuandja, mis sisuliselt tähendab, et ma loen palju teaduskirjandust ja jagan seda siis ka arstide ja oma kolleegidega. Milline su tööpäev on? Enamasti 9-5 arvuti taga. Kui palju saad teha rahvusvahelist koostööd? Üpris palju. Meil on rahvusvaheline firma ja käin ka päris tihti välismaal konverentsidel. Kuhu sa töösid viimati viis? No, viimati ma käisin Leedus, aga eelmine aasta käisin ma USAs vähikonverentsil, kus oli umbes 35 000 inimest ja see oli mega lahe. Kui ma valin geenitehnoloogia hariduse, siis mis minust edasi saab? Sinust saab geenitehnoloog, aga see ei määra midagi. Sa võid lõpetada teaduslaboris, haiglalaboris, diagnostikalal või ka miks mitte ravimitööstuses. Mis sinust edasi saab? Kuna ülikool on olnud minu jaoks selline lapsepõlve pikendus, siis ma arvan, et nüüd on aeg suureks saada. Kuulge, aga nüüd saime tsentrifuug valmis ja ma pean minema.